Iga rahva mällu on talletunud pilt muistsest kuldajastust, kui inimesed elasid õnnelikult. Seda võib lugeda nii piiblist kui antiikkirjandusest. Ettekujutus Eesti rahva kuldajastust enne ristirüütlite tulekut võttis kindla kuju 19. sajandi teises pooles rahvusliku liikumise ajal. Kui 1918. aastal loodi Eesti Vabariik, siis andis seda esitada kui selle muistse ajastu tagasitulekut. Eestikeelne Tartu Ülikool sai rahvusteaduste, ajaloo, arheoloogia, keeleteaduse keskuseks ja Eesti rahva ajalugu oli see, millele uurijad oma energia keskendasid. Ka kunstnikud haarati sellesse suurde uurimis- ja rekonstrueerimistöösse, kutsuti neid illustreerima ajalooraamatuid. Kõike seda tehti heas usus ja oma aja parimate teadmiste põhjal. Kunstiteostelt võib ära tunda arheoloogilisi leide, kuid need situatsioonid, mida kujutatakse, on väga paljuski fantaasiavili. Rituaalse käitumise kujutamisel toetus Mihkel Kampmann veel sajandivanustele baltisaksa eeskujudele. Näiteks Ludwig von Maidelli pilt liisu heitmisest, kus eestlasi on kujutatud heinasao taoliste veidrate soengute ja riietega arbujatena. Kampmanni piltidel on metslastest aga saanud silutud soengutega ja õmmeldud rõivastes väärikad mehed. 1938. aastal, mil Eesti Vabariigis loodi presidendi ametikoht ja sellesse ametisse tõusis senine riigivanem Konstantin Päts, maalis August Jansen pildi õnnelikust muinaseesti kodust. Ka siin on kunstnik eestlaste eluviisi idealiseerinud. Ta on teinud vanade eestlaste madalast, pisikese aknaavaga rehetoast kõrge ja valgusküllase puhta ruumi, kus valitseb pidulik meeleolu. Argipäeva toimetusi kujutava maali esiplaanil ketreb 19. sajandi pidulikes rahvarõivastes pereema. Tema jalge ees mängivad kassipoeg ja priske, heledapäine lapsuke. Pereisa teeb puutööd. Toa tagaseinas söögilaua ümber on istet võtnud suurpere teised liikmed. Eemal imetleb peretütar veimevakka, samal ajal kui vanaisa kõrgel ahju serval jalgu kõlgutab. Toanurgas seisab massiivne reheahi, leel podiseb pada. Kõik tegelased on maalil paigutatud muldpõranda ja palkseintega rehetuppa, mille lae all mustavad suitsust tahmunud parred. See 1935. aastal koguteoses Eesti ajalugu ilmunud pilt on sündinud kunstnike ja arheoloogi koostöös. Eestlaste rõivaid, ehteid ja relvastust on kujutatud tolle aja arheoloogia viimase sõna järgi. Samas on kunstnikud loonud kompositsiooni nii, et sellest õhkuks harmooniat ja idülli. Kujutatud on muinasaega, mil rohi oli roheline ja taevas sinine ning mehed tugevad. Pildil lähevad mehed sõtta, naised saadavad neid toidumoona kandes. 1930. aastate lõpul olid eriti hinnatud pildid kangelastest, kes aitasid esile tõsta muistseid sündmusi. Nii sai Lembitu surma kujutavast August Janseni maalist Paala ehk Madisepäeva lahing ajalootundide näidismaterjal. Pildi keskel on muistse Sakala vanem Lembitu. Kunstnik näitab, kuidas mulgikuube kandev kangelane tapeti kõige alatumal viisil, selja tagant. Sarnase kompositsiooniga maali Lembitu hukkumisest leiab kogu teosest Eesti rahva ajalugu. Juhan Pütsepa akvarellil ründavad ristirüütlite poolele üle läinud latkalid Sakala vanemat lausa 6 odaga ja taamal loojub muistse iseseisvuse päike. Esimesel Nõukogude aastal kirjutas kirjanik Enn Kippel raamatu Meelis,
mille nimitegelane on autori poolt välja mõeldud Lembitu poeg, kes jätkab võitlust liidus venelastega. Nõukogude ajal oli Meelis kooli kohustuslik kirjandus. Meelist kujutati ka kunstiteostel. Ja kooli soovituslikus kirjanduse nimekirjas on see teos tänaseni. Teose esimesed graafilised illustratsioonid on loonud Eduard Järv. Meelis on tema piltidel vägilase mõõtu ja karmi olekuga sõjamees, kes jätkab isa võitlust Saksa ja teiste vallutajatega. Olavi Männis kultuurigrupp Meelis ja Pjatško Tartu kaitsel oli nõukogude ajal Eesti ajalooõpikute kohustuslik illustratsioon. Tartusse püstitatud monument pidi rõhutama Vene ja Eesti rahva igavest sõprust. Samas on omal kombel iroonilinegi, et külg külje kõrval võitlevad siin puhtkirjanduslik tegelane Meelis ja ajalooline vürst Pjatško. Viimane sai tõepoolest 1224. aastal Tartu linnus enda kontrolli alla, kuid hukkus seda kaitstes. Nõukogude aeg püüdis alati näidata ajalookäsitluse alusena võitlust, olgu selleks võitlus valitseva klassi või välisvaenlase vastu. Nii näeme näiteks Lembit rullimaalil lahing eestlasi võitlemas, ikka Saksa ristirüütlitega. Vaatamata rüütli paremast sõjavarustusest löövad eestlased siin vaenlasi tagasi. Selle Jüri Arraku maali järgi ongi Eesti ajalugu kui üks lõputu võitlus võõraste vallutajatega. Maal valmis 1990. aastal, samal aastal, kui kutsuti kokku Eesti Kongress, uus demokraatlik rahvaesindus. Kongressi kokkukutsumine nõudis eestlastelt nõukogude mineviku taustal suurt julgust ning seda väljendab ka Arraku maal. Hambuni relvastatud vaenlane tungib kuldsele maale, mille vabadust kohalikud elu hinnaga on valmis kaitsma. 1990. aastate üdini rahvuslik patriootlik kujutluslaad pole 21. sajandi kunstis enam aktuaalne. Nii mõnigi kord pööratakse taas iseseisvumisaegsed ideaalid naeruks. Neil on rüütlid. Just. Nagu seda on teinud näiteks noored politoloogid filmis Malev. Lembitu! Aitab tööst, Eesti on hädas. Just. Aitab tööst. Hakkame laulma!